Tallinna vanglas täna kohtuotsust kuulav Kevin Põdra on noor mees, 26 aastat vana ja 4 lapse isa. Kohus täna ka otsuse järgselt selgitas, et olid rahalised probleemid ning rõhusid ka erinevad kiirlaenud. Ametlik sissetulek oli väga minimaalne. Ilmselt see oli ka ajend, mis viis õlptulu teenima ning narkootikumid tundusid olevat väga hea võimalus. Seda siis kuni 2025. aasta oktoobri alguseni, kui tal Lasnamäel kinni peeti. Enne seda oli politsei teda pikalt jälginud ning politseiametnikud olid tema nii-öelda kliendid. Kinnipidamisel üritas Põdra põgeneda ja politseinikel tuli kasutada tulirelva, mille kuul haavas põgenejat jalga. Kohtueelses menetluses kogutud tõendid, mida uuriti ka kohtumenetluses, viitavad, et Kevin Põdra tegevus narkootiliste ainete käitlemisel ja edasimüügis oli pikemaajalisem ning ka tema valdusest leitud narkootiliste ainete kogused näitavad, et tal olid usalduslikud kontaktid kuritegelikus maailmas, kellelt sellistes kogustes narkootilisi aineid soetada. Kui suurtest kogustest me räägime, mis oli just sellel hetkel, kui ta kinni peeti? Kevin Põdra valdusest leiti umbes 665 grammi alfa-PVP-d ja 350 grammi kokaiini. Täiesti uus on siinjuures narkootiline aine alfa-PVP, millega tegemist on. See on sünteetiline katinoon, mis ilmus meie turule umbes 7 aastat tagasi ja sellist asja üldse, kui ohutu narkootiline aine pole olemas, nad on kõik ohtlikud, aga kui rääkida alfast, siis on eriti ohtlik ja inimorganismile eriti laastavalt mõjuv aine. Kui oluline diiler ta oli, arvestades seda, et vähemalt kinnipidamise hetkel leiti tema juures kallid narkootilisi aineid, kus kinnipeetud ainete koguväärtus tänavakaubanduses küünib sinna 100 000 euro juurde. Ainete müügikanalina kasutati Telegrammi rakendust. Koguse mõttes oli see meie jaoks oluline töövõit, et sellest kogusest kokku arvutada keskmise inimese doosi oleks võinud umbes 50 000 doosi tulla. Ehk siis selline Tartu suurune linn, et pooled elanikud võiks ära mürgitada, et tegemist oli kindlasti olulise tegelasega. Kevin Põdra tunnistati täna süüdi suure koguse narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises ja karistati teda 10 aasta ja 6 kuu pikkuse vanglakaristusega. Prokuratuur kohtuvaidluste käigus nõudis noormehele karmimat karistust. Prokuratuur taotles Kevin Põdrale karistuseks 12,5 aastat vangistust. Selleks, et otsustada apelleerimise osas, peame esmalt tutvuma kohtuotsuse terviktekstiga ja alles siis saame juba otsuse teha. Kevin Põdra kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar toetudes kaitsealuse soovile plaanib samuti esitada apellatsiooni teise kohtuastmesse.